Mõõdistustulemuste sissekandmiseks tuleb siis kõigepealt ära muuta annotate tribuni pealt mõõtketi stiil, võtta annotatiivne, siis määrata alt mõõtkava, milles me tahame, et need mõõdud näha oleks, näiteks siis tavaliselt 1,50, 1,50, ja kõigepealt panna siis ühes suunas mõõt paika 0 punktist 0,0 ja suund ette ja näiteks siis ütleme, et esimene mõõt on 900. Nii, hiirega paneme mõõdu paika. Ja siis otsime üles baseline dimensiooni ja nüüd ta tahab siis kahjuks kahte koordinaati, et ühega ei saa hakkama, et Y suunas on siis 0 ja X suunas on siis, ütleme näiteks, et on sinna 1600, enne ma panin küll 1500, vahet ei ole. Näilik vist 1600. Nii, nüüd järgmine mõõt vaatame paberi pealt, 0 paneme ära, on siis näiteks 2100. Nii, järgmine mõõt jälle 0 ette, teise lahtrisse komaga, paneme siia 800 juurde, on siis 2900. Jälle järgmine mõõt paberi pealt vaatame või siis mõtleme ise välja. Paneme siis siia 900 juurde, on mingi 3800, eks. Ja ütleme siis, paneme siia veel 900 juurde, on siis 4000, vabandust, esimene number oli 0 ja teine on siis 4700. Nii, enteriga lõpetame käsu ära. Ütleme, et siin on mingi seinaosa, siis aken, mingi seinaosa jälle aken. Praegult on küll nad siin eri suurusega, aga seda võib ka elus ette tulla. Nii, ja kui siis tahame horisontaalmõõtusid panna, siis paneme jälle esimese punkti 0. Oletame siis, et siin on mingi 600 näiteks nurgast. Jälle see baseline. Ja nüüd on siis esimene number, see, mis on vaja esimesena panna, et ütleme siin mingi, paneme jälle 1500,0, siis ütleme, et järgmine ongi ruumi lõpp, et see on siis ütleme mingi 5000,0. Nii, ja lõpetame käsu ära enteriga ja ühe enteriga veel väljume sellest käsust. Ja nüüd paneme objektsnapis, paneme sisse node, et me saaksime napsata siia viimase punkti külge ja võtame siis siit nodest näiteks 1200. Nii, jälle baseline ja teine mõõt on siis, ütleme, X suunas esimene number jälle, ütleme siis näiteks 4200,0. Nojah, siin nüüd oleks võinud selle teise koordinaadi panna. Hea küll. Nii, nüüd on 5000. 4700 ja ongi põhimõtteliselt siis see nurk läks natuke vale koha peale, paneme selle teistega ühe rea peale. Nii, nüüd meil on mõõdistamise tulemused siia sisse kantud, teine sein on ilma aknate sama pikk kui see sein, siis ei ole siia vaja. Ja selle saab siis kas polujoonega või siis tavalise joonega üle joonistada. Praegult selle akna niši sügavuse ma võtan umbes, kui see tegelikkuses oleks
oi, näed, mul läks kõik sassi. Okei, no mis teha. Juhtub, kuna reaalset mõõdistust ees ei olnud, siis mul läks mõõtmine natukene sassi, aga noh. Nii, ja close'iga kinni. Et näiteks selline ruum siis